tere! On aeg vaadata üle Uku viimased uuendused ja alustame klientidest. Uku on nüüd liidestatud Taani äriregistriga, seega kui teil on Skandinaavias kliente, siis te saate natukene hõlbustada nende klientide andmete sisestamist. Võtame siit Taani ja hakkame sisestama kliendi nime ja meile pakutakse Taani äriregistrist vastust ja saame ilusti kliendi andmed kerge vaevaga Ukusse sisestatud. Järgmiseks, veelgi, et klientide importimist lihtsustada, lubab Uku nüüd paralleelselt importida kliente mitmest integratsioonist. Ehk siis te võite osad kliendid importida Meritist, osad kliendid importida Xerost, osad Smart Accountist, osad Free Agentist ja ilusti jääb hiljem ka kliendi andmete uuendamise võimalus kõikidest nendest liidestustest alles. Meil on uuendusi ka kliendi andmete osas külgribal. Võtame siit meie näidiskliendi ja kui teil on nüüd mõni kontakt, kellel on väga pikk e-maili aadress, siis tema e-maili kopeerimise me oleme teinud lihtsamaks niimoodi, et kui see e-maili aadress ei mahu siia vaatesse ära, siis tekib siia see kopeerimise ikoon ja näete ka ilusti seda e-maili siin täispikkuses. Uuenenud on ka raportid. Raportite vaates on nüüd välja toodud graafikud ja ilusti visualiseeritud vaade, kus te näete ka töö progressi, kui palju on teil hilinenud ülesandeid, kui palju on teha ja töös. Ja me võime võtta siit ka mõne lühema perioodi vaatamiseks või pikema perioodi vaatamiseks, nii nagu soovime. Vaatame näiteks eelmist kuud. Puhkuse avalduse muutmine on nüüd tehtud võimalikuks kõikidele kasutajatele. Lähen enda profiili. Ja kui nüüd juhtub see õnnetu sündmus, et minu puhkuseavaldus lükatakse tagasi, siis me oleme lisanud siia võimaluse kustutada seda puhkuseavaldust ja ka võimaluse seda puhkuseavaldust muuta. Tulevikku salvesta. Kuna ma ise olen administraator ja ise enda puhkuse kinnitaja, siis see läks ka kohe kinnitatuks. Viimane uuendus, mida ma teile näidata tahan, on see, et arveldamist ettevõttes veelgi lihtsamaks teha. Oleme lisanud teemade juurde võimaluse märkida teemasid mitte arveldatavaks. Kui teema on mitte arveldatav, siis vastavat ikoonikest me kuvame välja ka töölaual selle ülesande peal. Et võtame siit näiteks ühe ülesande ja ütleme, et see on administreeriv töö ja siis me näeme siit kohe, et see on mitte arveldatav ülesanne. Ja ajakirjetega juhtus nüüd see, et minevikus loodud ajakirjad on märgitud jätkuvalt arveldatavaks, kuna siin ülesandel oli varem küljest teema, mis on arveldatav. Ja nüüd, kui me panime siia mitte arveldatava teema, siis uued ajakirjad, mida me loome, lähevad mitte arveldatavatena kirja. Ehk siis kui muuta mitte arveldatavat teemat arveldatavaks või siis vastupidi arveldatavat teemat mitte arveldatavaks, siis ajalugu me ei muuda, aga uusi ajakirjeid muudame. Ja see oligi kiire ülevaade tänastest Uku uuendustest.